medali teisele küljele piilub ning sekundid, minutid ja meetrid kontrollib üle Delfi spordi podcast. Mis tunne on? Tere kõigile Delfi kuulajatele. Eetris on saade Mis tunne on ja tunde kohta hakkame nüüd kohe küsima Eerik Teigamäelt, kes oli väga pikka aega Eesti Kergejõustikuliidu president, EOK asepresident, EOK tippspordijuht ja ei saa sellest nii-öelda spordijuhtimisest ei üle ega ümber, et kipub taas areenile. Nii, lepime nii kokku, et liiga pikki vastuseid ei anna mulle ka paar küsimust selle järgmise tunni jooksul. Teeme nii. Nii, aga hakkame sealt pihta, et sa mitte kergejõustiku sees oleva inimesena, nagu mina olin, aga Peep Pahv ei lasnud mind nii väärika ala juurde. Ilmusid sa pildile, üsna niimoodi ootamatult, järsku on Eerik Teigamägi keegi, on Kergejõustikuliidu president ja püsis sel postil 19 aastat. Räägi enda sporditaustast kõigepealt. No ütleme nii, et noorest peale räägime nagu asjast ausalt ja otse, eks. Et teatud tervislikel põhjustel ma noorena ja väga noorena sporti eriti teha ei saanud. Väga tahtsin, aga ei saanud. Sport mind väga huvitas, nii vähe või palju, kui teda Nõukogude Liidu ajal Saaremaa maakohast telekast tuli või raadiostki. Olen suusahüppevõistlusi näiteks korduvalt jälginud alla 10-aastane raadiost. Siis ma tahaksin meenutada oma esimest sellist tippspordi elamust, et see oli, ma arvan, 76. aasta Innsbrucki olümpiamängud ja Franz Klammeri kiirlaskumise. Mäletan. Ma usun, et sina mäletad, mina teisi asju nii palju sealt ümbert ei mäleta tollest ajast, ma olin kaunis noor siis. Ja hiljem, ütleme, see, mida meedia võimaldas, ütleme, ja ma vaatamata oma tervisele ikka üritasin sporti teha ka, aga ütleme, tol ajal astusid vahele kord lähisugulused, kord õpetajad, kord ka mõni arst, nii et ma nagu eriti teha ei saanud, samas huvi mul säilis. Ütleme, et jätame nüüd mõne aja vahele, lõpuks ikkagi ma mõningatel treeningutel sain osaleda, nii noorena kui üliõpilaspõlves ja täitsa see tegevus minust mööda pole läinud, aga selles osas on mul tõesti kogemused väga napid võrreldes paljude ümbritsevatega. Aga edasi võib-olla siis võiks tuua näiteks selle, et kuskil aastal 2000 pärast esimest korda olümpiamängude külastamist ehk Sydney olümpiamängudel käimist kutsus tolleaegne president Einar Seri, Kergejõustikuliidu president, mind Kergejõustikuliidu juhatusse ja ütleme nii, et nii see spordi juurde tulek toimus. Et sa läksid täiesti nii-öelda tühja koha pealt, et sul ei olnud ei treeneri tausta, ei mingit eelnevalt ei spordijuhtimise tausta, sa olid tegelikult lihtsalt pealtvaate ja kõrvaltvaate kiibitse. Jah, ma olin kergejõustiku fänn, võiks nii öelda võib-olla rahvakeeles, et üks, ma mäletan seda Neinari lauset, et sa käid igal võistlusel, ka mõningatel välismaa võistlustel, et tule tee ka midagi, et mis sa siin niisama pealtvaatajana palju häält teed. Ja olid esmalt asepresident ja... Ei. Kergejõustikuliidus ma olin lihtne juhatuse liige. Paar aastat läks ikka aega enne, kui ma asjale päriselt pihta hakkasin saama. Aga siis me seal vaikselt tegime klubi ja tegelesime siin, ütleme, väljaspool nii-öelda alaliitu kah nagu organisatoorse tegevusega, et mina arvan, et see on tegelikult üks selliseid teid, kuidas spordijuhtimise juurde tulla, et esmalt nii-öelda rohujuure tasandil õpid need asjad selgeks ja presidendiks kandideerisin ma 2006. Asepresidendi staatust ma ei mäleta, kas Kergejõustikuliidus tol ajal oli, täna ka ei ole, et asepresident Kergejõustikuliidus ma ei ole olnud. Et tegelikult on see üsna nii-öelda julge otsus, aga sa uskusid endasse ja võtsid selle asja käsile. Ütleme kui see entusiastlik huvi on suur, ma ise põhjendan sedasi, siis mingid asjad nagu saad ikka selgeks, aga mida ma kogu aeg rõhutasin tõesti, kuna mul selle valdkonna algteadmised puuduvad, siis ma kunagi ei kavatse kedagi treenida,
ravida ega masseerida, nagu öeldakse, et need valdkonnad ei ole minu ala, et ma mingil hetkel organiseerisin mõned treeninglaagrid siin, mingi hetk tegelesin rohkem võib-olla sellise mitmevõistluse järelkasvuga laagrite organiseerimisel, no üsna kümmekond või rohkem laagrit sai organiseeritud Lõuna-Euroopasse ja see ka tõi mingid kogemused kõrvalt, aga ütleme, see oli natuke selline reisikorraldaja töö, ütleme siis niimoodi. Aga sa pigem lased spetsialistidel asja vedada ja oled nii-öelda üleval jälgid asju ja kui sa näed, et kuskilt mingi probleem tekib, siis üritad ise lahendada, teiste abil lahendada, on nii? Väga paljudes sellistes küsimustes, mis sporti detailselt puudutavad, on tõesti nagu spetsialistabi vaja, mis puudutab organisatsiooni juhtimist, siis sellega ma olin juba ettevõtluses kokku puutunud ja ilmselt see taust nagu aitas jällegi nendes küsimustes nagu lahendusi leida, nii keerulisemates majandusküsimustes kui ka võib-olla vähe lihtsamates. Jaa, aga tegelikult nagu me nüüd viimasel ajal oleme EOK põhjal näinud, on tegelikult ja sellest on nüüd palju räägitud ka, et spordi juhtimine on ikka märgatavalt spetsiifilisem, kui on riigi juhtimine või kui on firmade juhtimine, et see on hoopis teine maailm. Kas ta on nii väga teine? No eks ta on erialane tegevus natukene, eks ju, ja nagu ma ütlen, et minu vaatenurgast, aga see ei pruugi alati nii olla, on mõistlik see teekond, et nii-öelda madalamalt tasemelt klubi või siis ka alaliidu lihtsamate ülesannete tasemelt nagu kõrgemale, kui on ambitsiooni ja oskusi ja tahtmist. Jaa, aga tegelikult ma ise mõtlen, et see spordijuhtimine, ükstapuha, aga see ka kergejõustik, alaliit, ükstapuha, et sul on tegelikult, sulle vaatavad otsa meeletud egod, tipptreenerid, tippsportlased, kes on ääretult enesekesksed ja asjad peavad olema täpselt nii, nagu nemad tahavad. Ja kuidas neid nüüd juhtida või mis? No ütleme nii, et eks seal on vahe, nagu me just enne nentisime, et siin on ikkagi vaheetapid ka, ütleme, kui me võtame kas või selle sama kergejõustiku liidu, siis meil on seal tegevjuhiks peasekretär, kõrgema kehakultuuriharidusega muuseas. Meil on seal ametis spordidirektor või nii-öelda saavutusspordi juht, kuidas kellegile meeldib väljendada, noortespordijuht ja nemad on need, kes tegelikult on enamasti, vähemalt meie ala juures, kui ma räägin korra kergejõustikust kitsalt, on olnud selle ala sportlased ja ka enamasti tippsportlased ja nendel on see teadmine ja võib-olla ka see analüüsivõime olemas, et kas see soov, millest sina praegu siin rääkisid, või siis see ego väljendus, et kas see on täna hetkel reaalne või pigem on see paisutatud vahete vahel. Ja kui aus olla, ega elus on teisi valdkondi ka, kus egosid on palju, on kultuurivaldkonnad ja võiks öelda, mina olen ettevõtjana väikeettevõtja, aga ütlen, ettevõtluses on need egod, tõsi, mõõdud käivad põhiliselt võib-olla bilansibaasil, aga on need egod ka ikka täitsa sama suured. Jaa, aga tähendab, sa ei lähe ju nii-öelda meie mõnele medalivõitjale, kes ütleb, et nii, nüüd peavad asjad olema nii, ja kuidas sa talle ütled, kui neid tingimusi ei ole võimalik täita, et sa ju ei patsuta õlale ja ütle, jah, sa oled oma ala tipp, sul on medaleid ja kõike nii, aga mind see ei koti, et asjad ei ole nii, nagu sina tahad, on teistviisi. Vaata, Jaan, ega midagi ole parata, elus vahel on nii, et kõiki tingimusi ei olegi võimalik täita. Ja eks nagu igas valdkonnas mõni proovib neid piire, mõni ei proovi. Ka tippude hulgas on väga erinevaid, ütleme, inimesi, olen mina tajunud, ütleme, mingid mured jõuavad alati ka presidendini, kui me räägime sellel tasandil, aga pigem peavad ikkagi oma töö ära tegema, nagu ma loetlesin need inimesed, kes ütleme siis otse välja selle eest palka saavad. Jah, aga tegelikult tähendab, nemad teevad tööd hästi halvasti, aga Piki Päitsed ju, sa oled ju kogu need 19 aastat ikka paraja kriitika all olnud. Meil on tähendab elukutselised kriitikud, kes on iga aasta siin tümitanud, toonud igasugused fakte, numbreid ja kõike välja, et kuidas Erich Tegamägi teeb kõike valesti. Aga samas mind nagu, et nemad teavad, kuidas on õigesti. Aga minu jaoks on see natuke üllatav, kui tuleb nii-öelda Kergejõustikuliidu presidendi valimised, siis millegi pärast neid ei ole
seal kandidaati tulles? Sama küsimus oli oleks minul ka olnud sinule, et me iga 4 aasta tagant on valimised, meie protseduur, kui mina kandideerisin, oli väga lihtne. Võis hommikul kohale tulla ja ütelda, et tere, mina siin, pange nimi kirja, kandke bülletäänidesse. Aga tänapäeval on see natukene nagu komplitseeritumaks tehtud, tuleb vist paar nädalat ette teatada, tuleb koguda mingi kogus liikmete soovitusi, aga see ei ole midagi üle jõu käivat inimesele, kes seda selgelt soovib, omab toetust ja uusi ideid ja ütleme nii, et kahjuks, ma ütleks kahjuks, sest sport on ju võistlus oma olemuselt ja ka valimised on võistlus ja sellise protsessi käigus, kus on konkurents, tulevad välja ka võib-olla paremad ideed. Aga kahjuks jah, mingid ajal seda konkurentsi ei olnud, üksikuid hääli oli, mis ma sinna oskan parata, ega kriitika on teretulnud, meil on demokraatlik riik. Ütle, kas sa sealt kriitikast oled tegelikult endale ka võtnud üht-teist nii-öelda vähemalt mõtlemise jaoks? Ma ei saa kohe nagu nimekirja paika panna, aga ma arvan, ma võin julgelt öelda, et sellest kriitikast julgelt, ma ei tea, 10 asju on tegelikult rahulikult üle võetud ja on olnud mitmeid asju, mida me oleme tagantjärgi ümber otsustanud. Selles mõttes, et keegi ei ole veatu, keegi ei ole ilmeksimatu ja paratamatult ka tehes uusi asju sa märkad, et oi, et see või teine asi vajab ümber tegemist, siis mina nendin alati seda, et mida varem sa oma vea parandad, seda väiksem on kahju. Ja neid asju on olnud, ma ütlen, nimekiri praegu võib-olla head kuulajat ei rikasta kuidagi viisi, need on aastate jooksul olnud päris mitmeid, kus me oleme võtnud ette, mis on olnud sellised lihtsamad asjad, need me oleme järk-järgult nagu teinud, aga kui on selgelt olnud vihje, et äkki seal on reeglite puhul mingisugune vastuolu või midagi muud. Tunnistan ausalt, mina ei ole praegu küll president, aga ma olen endiselt kergestuse juhatuse liige hetkel. Siis just eelmisel koosolekul, mis toimus äkki eelmine nädal, parandasime ära paar koosolekut tagasi tehtud vea. Ja seda initsiatiivi ei näidanud üles mina, vaid seda initsiatiivi välitsid üles hetkel istub president ja peasekretär. Siin püstitati küsimus siis, kui meil Kersti Kaljulaid oli aasta aega president olnud, et tema ei saa aru sellest, et kõik teised peale sportlase on ja mingil määral treeneri on tegelikult sportlase teenindajad, et kõik alaliidu inimesed, alaliidu presidendid, EOK presidendid. Oled sa sellega nõus või? Üldjoontes olen muidugi, lihtsalt see pruugib olla võib-olla individuaalala juures rohkem nagu individuaalne ja võistkonna ala juures ikkagi seal vahepeal ma olen selles asjas natuke võib-olla nõrgem, aga kui ma vaatan, et asjad peavad toimuma võistkonna huvides, on see siis meil väga populaarsed korvpall või jalgpall, siis seal vahepeal on ikkagi treener ja treenerite meeskond, kes ütleme siis kogub selle arvamuse kokku ja selle arvamuse nagu kokku paneb ja siis sellega teostab vastavalt, et ja ma olen puutunud kokku muu maailma protsessidega alaliidu vaatenurgast, et mida suurem riik, seda üldiselt nagu standardsemad on teatud bürokraatlikud protsessid. Et sportlased teevad ikka oma tööd, teevad trenni, valmistuvad oma teatud plaani järgi, mis treenerid neile ette kirjutavad või abilised ette panevad, aga alaliidul on omad protseduurid, selge see, et seda ka täpsustatakse, et dialoog mõlema poole vahel, kui neid nii tohib nimetada, peab kogu aeg olema. Selge on see, et kui homme hommikul läheb lennuk võistlustele ja see on olnud nagu mitu nädalat teada ja täna õhtul helistab keegi ja ütleb, et tema kahjuks tulla ei saa, sest ta leppis kokku sõbra sünnipäeva samaks päevaks, ta tuleks päev hiljem, siis tänapäeva lennupiletite hindu ja asju vaadates tuleb talle öelda, et kõik on võib-olla võimalik, aga võimalik, et see pileti vahe tuleb sul endal tasuda, ütleme nii. Kui alaliit või organisatsioon või klubi on selle pileti juba mitu nädalat tagasi kõigi kokkuleppel ära ostnud ühiselt. Ja ma ütlesid, et jah. No tõesti sellise poolpraktilise näite, millega iga inimene on peaaegu iga inimene ju lennureisiga kokku puutunud, teab, mis see tähendab.
Ütlesid, et sportmänge liiga hästi ei tunne, aga no samas, et samas oled sa Eestimaal üks vähestest inimestest, kellega sa Ameerika jalgpalli teemadel diskuteeritud ja kusjuures arutatud mänge, tegevusi, et jagasid küll ja suurepäraselt. Selleks, et mängu pilti nagu kommenteerida, selleks ei pea treener ega kokk olema, nagu öeldakse toidu puhul, ütleme nii. Ja, aga samas teine, et mis on minu meelest sinu üheks kõige suuremaks plussiks ongi see, et kogu spordi tundmine ja ma olen omal nahal seda kordi ja kordi tunda saanud, kui mul on mingil muulgi teemal spordiala kohta on mul artiklis mingisugune ebaselgus või on viga, siis ikka helistad ja annad märku, et selle võiks nagu ära parandada, et ja kusjuures sa ei käi ju ainult kergejõustikuvõistlustel väljamaal vaatamas. Ei. Ütleme nii, et ma ei hakka nüüd võrdlema, eks ju, kergejõustikuvõistlused on kindlasti selles nimekirjas üks, kui me räägime nüüd selle fännipositsioonilt, ka täna ma olen väga innukas kergejõustiku fänn tänasel perioodil, aga et ma külastasin ka viimaseid taliolümpiamänge, tõsi lühidalt ajakava tõttu, aga 2-3 päevaks pealtvaatajana läksin kohale ja oli väga hea elamus. Ja ma tooks võib-olla näite võistkonnaaladest veel, sa tõid näite Ameerika jalgpallis, neid mänge ma olen vaadanud võib-olla 10 ütleme päris staadionil, mitte interneti vahendusel kindlasti ka üle 100, aga ma olen ka päris palju käinud nii-öelda selle jalgpalli, mida meil siin jalgpalli nime all tuntakse, selle nagu tiitlivõistlustel, ma arvan 98 kuni 2018 jäi mul vahele üks tiitlivõistlus ja kui ennast nüüd natukene, ütleme see on õnneliku käe küsimus, et kiita, siis mul on olnud õnn ära vaadata ka 2014. aasta Brasiilia ja Saksamaa vaheline poolfinaal Brasiilias Belo Horizontes, legendaarne 7-1 tulemusega lõppenud mäng. Oli seal mida vaadata või? No seal oli päris palju huvitavat. Mul oli õnn muuses sellele kanalile kirjutada hommikul vara pealtvaataja kommentaar. See on ilmunud küll mitte otseselt minu nime all, aga see oli vastavalt tolleaegse toimetuse sõnadele päris populaarne. Võin sulle välja otsida, kui soovid. Jah, nii. Tegelikult me istume siin nagu kaks onu Einot, eks ju. Et jah, niukest valganalised, mitte ülemäära kõhnad mehed, kel on tähendab oma arvamus asjast ja ütle, kuidas sinna Sildaru skandaali ses suhtes suhtud? Kas Tõnis on treener või ei ole? Tõnis on treener, kel ei ole treeneri kutset. Et mitte lihtsalt juhendaja? No see on nüüd maitse küsimus, mis sõna me sinna juurde paneme, eks ju. Mina kasutaksin sellist mõttekäiku, nagu ma praegu ütlesin. Nii. Aga onu Heinodest? Jah. Tahad rääkida? Ei taha, mina küll tahan. No räägi. Mind kohe erutab või ärritab see natukene, mitte selles mõttes mul ei ole ühtegi peast ma ei tea ühtegi Heino nimelist sugulast, aga ma vaatasin spordibiograafilist leksikonist järgi üks päev, et mitu Heino nimelist inimest ja SPL kui selline on selles mõttes märkimisväärne, et nad on inimesed, kes on spordis midagi teinud. On siis sportlasena, ametnikuna, mõne muu inimesena, aga ütleme midagi teinud, ütleme nii. Ja seal on 75 Heino eesnimega sporditegelast või see ära märgitud, kelle hulgast mina tooksin kohe välja Heino Endeni, Heino Lille, Heino Puuste, Heino Lipu, Heino Silla, ütleme nii, et kes on ka spordis väga kõvad tulemused ära teinud, nii et võtame selle asja võib-olla selle kokku, et me ei võida Eesti spordis sellest, kui me kedagi sildistame ja põlvkondade viisi on tehtud tegelikult Eesti sporti arendanud. Erinevad põlvkonnad on seda arendavad täna 25-aastased, arendavad 45-aastased, 75-aastased ja oleme selle üle rõõmsad nii vabatahtlikena kui mitte vabatahtlikena, nii et ma arvan, et see on minu arvamus praegu. Mul jäi see lihtsalt kõrva see, et ma mõtlesin, et ma käin oma mõtte välja. Üks vahe küsimuse. Saaremaa mees, aga miks sa ütled õlu, aga mitte õlu? Sellega on keerulised põhjused, jah, ma olen Saaremaal sündinud, ma olen Saaremaal üles kasvanud, ma olen Saaremaal, tol ajal kutsuti neid koole keskkoolideks, keskkooli lõpetanud, aga 88. aastal tulin ma tolleaegsesse Tallinna Polütehnilisse instituuti majandusteaduskonda
ja minu peres on nii, et ema on mul nii-öelda Saaremaa juurtega ja isa on mul tegelikult Kääriku lähedalt, et Lõuna-Eestist ja üsna palju olen lapsepõlves sinna ka reisinud, vanaema, vanaisa olid seal, muud sugulased osad elavad seal ja selle tõttu võib-olla see keelekasutus, ühelt poolt ei ole nii põhjalik, samas läinud nädalavahetusel ma ei olnud Saaremaal, aga kui ma vahel nädalavahetuseti käin seal, mul on ema ja õde seal, siis mõned inimesed ikkagi pärast tagantjärgi paar päeva märgivad, et sa oled vist Saaremaal käinud. Nii et selles mõttes see on natukene sellest sõltuv, millises keskkonnas parasjagu oled ja ma ei ole nii võib-olla range oma keelekasutuse jälgi ja ma püüan küll õigesti rääkida, aga jah, et ma automaatselt seda ööd ei tule, jah, ma ei tea, me pole õllest siin rääkinud, sa tõid nüüd selle sõna lauale. Nii, paar sõna Eesti kergejõustikust, et meil on nagu kergejõustik oli kogu aeg pikalt pildis, aga need olid hästi üksikud tegijad, kes võitsid suuri medaleid. Gert Kanter, pärast seda Magnus Kirt tuli 10 võistlejad tuli, aga meil millegipärast ei ole nii nagu Norras, kus on praegusel hetkel, neil on kõik 10 võistlus ja jooksualad ja kõik neid, kas see on kinni meie väiksuses või me peamegi, meid on 1,3 miljonit, me peamegi üksikutele üliandekatele talentidele tuginema? Statistika näitab, et me oleme nagu edu saavutanud üksikutel aladel, kui on, et meil ei ole laiapõhjalisust, kergejõustikus oli, nüüd on see alade struktuur natuke muutunud, aga umbes 47 olümpiaala, kui nii võtta, pluss siis alad, mis olümpiaprogrammi ei kuulu. Aga kui Norra võrdlus tuua, siis Norra ei ole sugugi olnud kogu aeg. Nad on olnud aeg-ajalt tasemel, kõrgel tasemel, neil on olümpiavõitjaid, ütleme, kergejõustikus läbi aegade, aga samas ma toon ühe hästi lihtsa näite. Enne seda, kui nende praegune tipptase saabus, siis 2016. aasta olümpiamängudel Rios ei võitnud Eesti kergejõustik Eesti kergejõustik ühtegi medalit kahjuks. Samas meil oli suurim koondis, 18 liiget, vähemalt selles ajaloos suurim sportlaste poole pealt. Nüüd on sellise statistilise näite. Skandinaavia riigid ilma Taanita. Soome, Rootsi, Norra, Läti, Leedu said 4 kohta esikaheksas. Ühtegi medalit ei saavutanud. Eesti ka ei saavutanud. Eesti saavutas 4 kohta esikaheksas. Statistikaga võib teinekord imesid teha, et ma ei taha öelda, et see on nüüd näitaja, et me olime kellestki paremad, aga see oli selline hetk kõigis Skandinaavia riikide kui ka Baltikumi riikide spordis. Täna on leedukatel uued kettaheitjad, tasemel näiteks, rootslastel teivashüppa ja norralastel, nagu sa juba nimetasid, 10 võistlejad, kiirjooksjad. Mis ma oskan selle kohta öelda, et natukene see lainetena käib, meil on 10 võistlust toonud medaleid nüüd viimastel aastatel, et ei saa ka nagu täitsa öelda, et meil ei ole nagu medaliste, ütleme niimoodi, et alati tahaks rohkem, sest näha on, et olümpiamedal, maailmeistrivõistluste medal, tiitlivõistluste medal, see ühendab nagu kogukonda, see ühendab rahvast ja tegelikult ma tahaks ära märkida, et tippkultuuri, tippsport on sellised asjad, mis peaaegu kõhklematult rahvast ühendavad ühe nii-öelda mütsi alla või ühe soovi alla. Me tunneme kõik ühiselt selle üle rõõmu, me juubeldame nende inimestega koos, ehk siis see saab olema ka üks nagu spordijuhtimise olümpiakomitee üks põhieesmärke, et meil on nagu riigiga sarnane eesmärk, me soovime nagu riiki tutvustada rohkem, riigi uhkus, enda inimeste uhkus ja ma arvan, et see mõjub ka muudes valdkondades, kui me kes tahes lähme hommikul tööle ja eelmine päev on olnud suurepärane spordi või kultuuri sündmus või tulemus. Tegelikult üks asi, see on üks näide, mida ma jäängi tooma, see ammusest ajast, spordi tähtsus, see oli, selle näite ma lõin lauale, see oli kuskil, ma ei mäleta, umbes 20 aastat tagasi, kui seal oligi see jutt, eks, et mis peaks olema EOK ülesanne, eks. Ja siis seal tuli, et meil on see sport jagunenud ju nii omavalitsuste, ministeeriumite selle 2., 3., 4., 5. alla ja mis peaks olema siis see EOK ülesanne.
ja minu näide oli see, et EOK ülesanne peaks olema medalid ja see näide, mis mul oli see, 90ndate keskel, enne seda suusa buumi, mis tõi meile medaleid ja kõike muud, oli ETV suusasarjas oli 300 osalejat. Ja juba 2000ndate esimesel aastal oli järsku 1000 pluss. Ehk siis mingi 4-5 aastaga tuli sisuliselt 700 noort võistlema. Kui palju trenni läksid tegema ja kes ei võistelnud, neid oli kindlasti palju rohkem ja mis selle taga olid? Mitte midagi muud kui medalid. Et sa leiad, et medal on oluline või siis nagu mõned leiavad, et medal ei ole oluline. Tähendab, kõigepealt ma leian, et medal on oluline, sest ma selle rääkisin juba, ma arvan, selle mõtte eelmises lõigus lahti. Vähemalt enda mõtte, eks ju. Noh, see vaidlus selle üle iga hind või mis on hind, noh, ma olen näinud tippsportlasi, küll mõnesid Eesti omi, küll nooremaid ja kelle puhul on ühel hetkel on tunne, et see medal on küll oluline, aga sellega kaasnevad mingid kõrvalemotsioonid on üle pea käinud, ütleme niimoodi, et kui me nüüd korra sellele teemale pöördume, siis sport peab olema ka turvaline, selles osas mul ei ole mingisugust kõhklust, et sport peab olema turvaline nii noore sportlase jaoks kui ka täiskasvanud sportlase jaoks ja see on aina rohkem olnud teemaks tänapäeval, isiklikult olen ma olnud Euroopa Kergejõustikuliidu nõukogu liige, olen ma praegu ka, aga ma olen olnud ka arengukomisjoni liige perioodil, kui need teemad tõstatasid, et siis nii sporditurvalisus, mida siis inglise keeles kutsutakse vähe teise nimega võib-olla, eks ju, ja safeguarding või kuidas tahes seda võib nimetada ja ka ütleme, sustainability ehk siis jätkusuutlikkus spordis võib-olla on natukene isegi minu silmis ületähtsustatud see, et me igal pool ajame seda taga, aga tegelikult nagu mõnedele asjadele ei pööra võib-olla nii palju tähelepanu, mis puudutab sporti ennast. Et tippspordis on selge see, et kõigi asjade väärtusmõõde on medal. Medal, kõrge koht, mõnedel võistlustel võib-olla isegi jagata medaleid esikohale, antakse karikas, mis iganes selle asja nimi on, ütleme nii, aga ja üldjoontes on nii, et väga paljude spordialade puhul, tiitlivõistluste puhul võitja on alati meeles. Et vahel tihtipeale, midagi ei ole parata, seda teist ei mäletata, sa mainisid enne Ameerika jalgpalli, et kui palju loetakse üles neid, kes on võitnud Super Bowli, ehk siis selle nii-öelda kõige kõrgema tiitli. Ja eks neid konverentsi võite koha peal kah tähistatakse, liputatakse mingi lipp kuhugi boardi külge või tehakse mingit muud teatrit, aga nii-öelda väljaspool seda kohalikku asulat huvitab vähesem inimesi. Nii et see on, ma selle medali koha pealt tõin just selle välja, et ma tahan veel kord üle öelda, kui suurelt ta seda rahva eneseteadvust nagu tõstab ja võtame siin, lähme ajalukku, võtame siin Eesti korvpallurite võidu viimastel osaletud NSV Liidu meistrivõistlustel või Erika Salumäe võidud juba nagu ülemineku perioodil Souli ja Barcelona olümpial või Erki Noole võit Sydney olümpial, millist nagu rahva kaasaelamist see tegelikult tõi ja millist energia boost'i see tõi ja ma usun, et ka hilisemad medalid, võtame siin hilisema Tokyo olümpia vehklejate nüüd ütlesin kõige valema medal, kuld ja pronks, eks ju, kedagi tahtsin tõsta praegu siin, mitte langetada. Ja et see on nagu väikse riigi jaoks nii oluline. Ma olen näinud suuri riike, kes ei tähtsusta seda küsimust, kui tohib veel ühe näite tuua, kui olümpiavõitja Gert Kanter lõpetas oma karjääri aasta oli 2018, siis tal oli palju konkurente sõpru mujalt maailmast kohal siin Eestis. Oli väike seminar, väike konverents ja väike selline tema nii-öelda toetajagrupi poolt kokku pandud õhtusöök ka, kus mul paluti ka paar sõna öelda, et mis siis minu roll selles tema võib-olla sportlaste ees on olnud. Ma mõtlesin, mis ma siin välja toon, et ma tõin välja selle, et mul on olnud õnn tema 11 medali puhul, 7 puhul organiseerida medalipidu, mis nagu on väga oluline Eesti fännidele, kes on kohal, ma tean, isegi vahel siis, kui seda medalit ei ole, ehk ka 4., 5. ja 6. koht tahetakse vahel ära tähistada, kui palju nüüd alaliit või EOK peab selle nimel nagu pingutama on eraldi küsimus, aga siis tuli pärast Saksa
Saksa olümpiavõitja Robert Harting minu juurde ja ütles, et Erich, et kui sul on seal need tuttavad seal meie alaliidus, et küsi neilt, kes neil see mees on, kes neid pidusid korraldab. Et vaat see on nagu väikse rahva nagu sõnum või väikse rahvale hea sõnum alati see võit või medal tiitlivõistlustel. Mul on ka selle kohta üks näide, olime ühtedel olümpia, äkki oli Ateena olümpiamängudel, olime pressikeskuses kamaga koos, eks hommikul, et hakkasime just et võistlustele minema, et kuhu minna, kes kuhu läheb, ajasime seal juttu, meie selja taga olid siis Vene ajakirjanikud ja siis neil oli samasugune koosolek. Sovetski spordi ajakirjanikud, seal oli ma ei tea, kas 10 või võib-olla veidi vähem ja kõik arutasid, kuhu minna ja siis ütles, et et äkki läheks võt seda ala ja seda sportlast vaatama. Selle peale oli, nalja teed või? Ta võidab ainult pronksi. Ja põhimõtteliselt inimene võidab pronksi ja teda ei minda isegi kajastama, võib-olla pärast keegi helistab ja natukene uurib. Nii, aga räägime sporditurvalisusest. Mul on mul on üks selles mõttes küsimus, et kes paneb paika selle, mis on turvaline? Kas sportlane, kui ta on täiskasvanud, selge mõistusega, kas mitte tema ei peaks vaata meil on korvpallitreenereid ja kõike, meil oli just äsja oli intervjuu jalgpalluriga, kes tähendab käis iga kuu arenguvestlusel ja tuli sealt pisarad silmast tagasi, et oli väga kriitiliselt kogu tema elu ja tegevus lahti võetud, et et see ei ole tegelikult turvaline niimoodi sportlast psühholoogiliselt mõjutada, aga samas kui see sama korvpallur, ta teab, et selle meeletult karmi ja sõimeva treeneri käe all ta areneb ja ta jõuab järgmisele tasemele ja võidab midagi ja ta lihtsalt ette teades, ta läheb sinna mitte turvalisse keskkonda. Võtame selle asja kõigepealt selliselt kokku, et igasugune ma lähen korra nagu veel kaugemale sinu jutust, et igasugune füüsiline vägivald, füüsiline mõjutamine, see ei ole aktsepteeritav üldse. Teeme selle asja kõigepealt selliseks, eks ju. Sellega olen nõus. Nii, nüüd kui me võtame sellise kõnepruugi küsimuse, siis see on nagu huvitav lähtekoht siin. Selle teemal on, ma arvan, arvamused hästi mitmekesised. Mina isiklikult olen igasuguse selle poolt, et sport peab olema turvaline. Eriti nagu, me räägime noortest, lastest, lapse vanemana ma soovin, et minu lapsed käivad trennis, kus kohas nendel on hea meel sinna minna, hea meel olla, et keegi ei mõnita, keegi ei alanda neid. Alandamine ei ole absoluutselt aktsepteeritav. Nüüd see sõim on suhteline mõiste. Kui me vaatame väga populaarset laskesuusa ülekannet meie Rahvusringhäälingu kanalites, eks ju, siis võib-olla see jutt, mis seal nendel treenerite, ma ei tea, vaheapunktides toimub, kus suusatajaid innustatakse nagu mida iganes, kus öeldakse neile loomulikult statistilist infot nii hästi halvasti, kui see parasjagu sel hetkel pingutuse hetkel kohale jõuab, küllap nad teavad, mida öelda, aga lisaks seal ka, ütleme, ilmselt käib läbi ka vandesõnu ja küllap nad põhjendavad mõlemad selle ära, et seda on vaja. Ka sportlane. Jutt käib praegu täiskasvanud sportlastest ja nii edasi. Samas, ja ma toon ühe näite veel, umbisikuse näited, et ma olen korduvalt kokku puutunud sellega, kus mitte treener ei karju sportlase peale võistluse ajal, vaid sportlane. Ja ma jätan nimed nimetamata, karjub treeneri peale kas siis katsevahe ajal või kahe võistluse vahe ajal või ka koosolekul, et spordijuht puutub ka selliste asjade kokku ja mis seisukoht siis tuleks võtta? Kes on see, keda tuleb kaitsta nüüd ütleme selle ebaturvalise keskkonna eest? Võib-olla ma pöörasin selle natukene nagu teistpidi praegu selle vastuse, aga fakt on selles, et kui me selle teemal mõtleme, siis me peame mõtlema laiapõhjaliselt, ütleme nii. Nagu sina ütled, et sealt tuleb ju tulemus. Ma ütlesingi, et sõim on suhteline mõiste, mõne jaoks on sõim vandesõnad, mõne jaoks on sõim juba see, kui keegi hääle tooni natukene tõstab. Aga alandamist ja füüsist vägivalda ei tohi aktsepteerida mitte mingil juhul. Tead, ma olen tuntud vaidleja, tähendab, leian igalt poolt tähendab niuksi kiikse küsida. Ütle, kui meeskond mängis kehvasti
ja treener käsutab nad hommikul kell 6 treeningule, mis algab 10 joone jooksuga. Kas see on füüsiline karistamine või ei ole? Ära võta tõsiselt, aga ma saan aru, esiteks jutt käib jällegi valdkonnast, mis ei ole minu spetsiifika, et trenn on trenn ja seda, et treeningutel tuleb pingutada, selles osas ma ei vaidle mitte kordagi kellegiga, see on nagu fakt kui enesele, sest sellest on tulemus. Kui sportlasel on mugav trenni teha, tal on mõnus, tal ei ole vaja ennast nii-öelda viia, ma võib-olla võtan natuke kergejõustiku võtmes, ütlemis niimoodi, aga need ülesanded tuleb ära teha, et meil oli siin juttu nagu võib-olla kergejõustiklastest, eks ju, siis teine kord on heitjal või tõukajal, ma nüüd räägin sellest, mis mulle on räägitud, et vaja teha ära need 20 katset, isegi kui tuju on paha või ma ei tea, läks seal sõbrannaga või sõbraga riidu, eks ju, või mida iganes, aga õige sportlane teeb need katsed ära, eks ju, ta ei lase ennast sellest häirida, et see on nagu selline nagu võib-olla kõrvalt võetud näide natukene aga kas peab tegema 10 joone jooksu või 15, seda peab otsustama treener ja ma käisin keskkoolipäevil vahepeal judo trennis ja ma mäletan, et need, kes hiljaks jäid, need pidid tegema olenevalt minutite arvust seal, ütleme, et 15-20 kätekõverdust ette, et ühtepidi küll tundus nagu karistus, eks ju, kui ma täna mõtlen sellele, aga kui ma nende meeste käest küsiksin, siis, või poiste käest mitte enam, need on kõik suured mehed, siis võib-olla need ütlevad täna, et tegelikult see tegi nad tugevamaks. Kas nad uuesti hiljaks jäid? Jah, jäid küll. Jah, täpselt. Nii, Eesti kergejõustikus on noorte medaleid tegelikult on kuhjas. Et see on, ma ütleksin, et Eesti üks kõige jõulisemaid medalimasinaid just noorte klassides. Aga täiskasvanute sekka, medalivõitjate sekka jõuavad üksikud. Ütle, kas see on võib-olla selles kinni, et meil on väga tublid ja head noorte treenerid, kes on teinud kõik head tööd, aga nad ei oska oma sportlast viia maailma absoluutsesse tippu, sest nad võib-olla ei tea seda teaduspoolt nii hästi, seal on niivõrd palju detaile ja neil ei ole tiimi ka taga, mis on, ütleme, nii-öelda Norras on olümpiatoppen ja see viiakse, nad saavad igalt poolt abi. Et meil on mõned värsked treenerid ka, kes on lihtsalt tegelenud oma õpilasega paar aastat ja kes on maailma tipust grammikese veel kaugel. Ja 2 aasta pärast ütleb, näed, ma ei ole võimeline teda sinnamaale edasi arendama. On see probleem? Eks sa suures osas vastasid oma küsimusele ise ära praegu. Ma teeksin sellise kommentaari siia, et ühinen selle arvamusega, et meil on väga head noorte treenerid. Teisalt teeb meile ikkagi muret ja mitte kergejõustikule, vaid kõikidel aladel see, et treenerite pealekasv, juurdekasv, järelkasv, ülikoolid valmistavad ette 20 treenerit aastas, mis on selgelt vähe. See, mis see täpsne põhjus kõigil on, see on kindlasti ka teema, millega nii praegune, sellega on tegelenud eelmised EOK juhtkonnad ja ma arvan, ka tulevane EOK juhtkond peab sellega väga tõsiselt tegelema. Koostöö ülikoolidega ja rõhumine, et meil peab olema treeneri kutse nii-öelda rohkem au sees, aga sellega ainult ülikool ei saa tegeleda, see on ka see koht, kus kohas tuleb mängu treenerite nii-öelda tasustamise teema, treenerite nii-öelda garantiid, et hea võrdlus ongi see, et treener, kes tegeleb võib-olla ühe inimesega tegelikult rohkem kui mõni õpetaja, konkreetse inimesega, õpetajal klassi, ma ei taha õpetajate tööd praegu, minu õde on õpetaja. Ma ei taha kuidagi viisi nagu maha teha, vastupidi, ma leian, et õpetajatega vähemalt samaväärne kindlustatus peaks olema ka noorte treeneritel. Mis puudutab nüüd tipptreenereid, eks see tuleb sealt samast põhjusel, et osad arenevad täiskasvanute tipptreenerid, osa töötab selle vastu ka süsteemsest. Kui me võtame kergejõustikku, siis see vanuseklass või see vanus, kus kohas nagu noorsportlasest saab täiskasvanud sportlane, on selline 18-22, 18-23 ja sellel hetkel on tegelikult lõpevad otsa suur osa omavalitsuse toetusi, lõpevad otsa teatud riiklikud toetused ja treeneritele ka ja ka ütleme sportlastele spordi tegemiseks ning tekib selline kerge vaakum ja samal ajal peab noor inimene ise või oma
oma nii-öelda kaaslaste abiga, on siis vanemad sõbrad, tegema otsuse, millisse kooli minna, kuidas pühendada kuidas jätkata haridusteed, kuidas jätkata iseseisvat eluteed, ütleme, mis viisil, ja väga paljud loobuvad spordist ja väga paljud ei suuda pühendada spordile, kahjuks enam. Ja seal on nagu need osad asjast. Ja teine teema ongi see tipptreenerite puudus, meil on mitmes valdkonnas, no ütleme nii, et ühte piisi võiks kadestada vehklemist, kus 3 Eesti linnas on maailma tasemel treenerid, kes suudavad sportlase viia, täiskasvanud sportlase maailma tasemel tulemusi, tippu, Tartus, Tallinnas, Haapsalus, järjekord oli praegu meelevaldne. Ja ilmselt on neid alasid mõned veel, aga ütleme, et ka kergejõustikus meil on tipptreenerid, või siis on ka häid nõuandjaid, kes suudavad panna selle treeneri kõrvale veel nagu täiendavaid jõude, võtame Johannes Ermi näide, kus nii-öelda peatreener Olger Peeli kõrvale on koondatud teisi alaspetsiifilisi nõuandjaid, mis on taganud teatud määral edu siiamaani, ütleme nii, et ma loodan, et see edu jätkub ja ma loodan, et sellest õpivad mõned teised nii-öelda ka, see on Eestis hästi harukordne juhtum mõnes mõttes, sest Eesti kergejõustikus sellist asja ei ole praktiseeritud. Teine variant, mida meie noorte treenerid, kes oma sportlase pärast muretsevad ja tema tuleviku pärast teevad, teinekord on soovitavad minna Ameerika ülikooli, kus kohas tegelikult treener vahetub niikuinii ja kus on võimalik teha sellises konkurentsis teatud ülikoolis, mõnedes ülikoolides on jooksualad kõrgemal tasemel, mõnedes on hüppealad kõrgemal tasemel, heitealad, aga ka on selliseid koole, kus on selgelt treenerid ka mitmevõistluse suunitlusega, kus tegelikult ühest sellisest käisid läbi meie praegused või ütleme siis viimase aja nagu enamus edukaid 10-võistlejaid, ütleme nii. Siis, et seal nagu areneda, seal see keeruline periood üle elada, kus kooliharidus on sul tagatud, infra ehk siis füsiod, treenerid, toitlustus, see on tagatud sulle, tee lihtsalt õigetel aegadel oma treeningud ära. Viimane asi, mis kergejõustikut puudutab ja see on üsnagi nii-öelda minu personaalne asi, ma olen sellist natukene kirjutanud, palju vaielnud, et meil on terve suur hulk toredaid sprinterid, kes jookseb tõket, kes jookseb 60 meetrit, mõni jookseb isegi 100 meetrit ja kõik nii, aga tähendab, kõik leiavad, et neid tuleks ikkagi EOK poolt või kuskilt toetada. Samas, ma võin ükstapuha kellega kihla vedada. Nad ei võida olümpial ega maailma meistrivõistlustel medalit. Et sisuliselt nad on tiitlivõistlustel osalejad. Räägivad, et hea kui poolfinaali ehk 24 hulka saaks, et see oleks juba kõva sündmus. Kas olukorras, kus meil on spordis raha vähe, kas peaks neid toetama või ei peaks? Sellele küsimusele niimoodi keeruline vastata, kõigepealt ma küsin sult vastu korra. Lähme selle teemaga edasi, kas Rasmus Mägid peaks toetama? Ta ei ole ka, ta on võitnud 1 medali tiitli, selliselt täiskasvanud tiitlivõistlustel. Ja, aga ta on järjepidevalt jookseb finaalides, punkt 1, ja kui sa oled juba finaalis, siis on alati võimalus võita medal. Tähendab, mul ei oleks mitte mingisugust küsimustki, kui keegi meil jookseks kas või 1 või 2 korda, kas või EM-i finaalis, näiteks 100 või 110 tõkkeid või siis 100 meetri finaalis. Ja jääks 8. Jumala eest, B-kategooria, A-kategooria, kohe. Jällegi vastan natuke statistikaga sulle korra. Kui ma nüüd väga ei eksi, aga ma arvan, ma väga mäletan enam-vähem õigesti. Meil võistles nüüd siis 100 meetri sprinter olümpial, 200 meetri sprinter viimati 2012. aastal, mõlemal alal. Ja ma tegin enda jaoks sellise statistika, et kui palju sellest nõnda öelda endise Nõukogude Liidu riikidest osales. Ei olnud kedagi, kes oleks osalenud ära täitnud nii 100 kui 200 normi. Ja lõpptulemus olümpial, Marek Niidust käib jutt, ei olnud mingisugune, mille üle siin me peame väga pikalt arutama. Aga statistika näitas kahjuks seda, või ma ei tea, või õnneks, või ma ei tea, mida ta näitas, kui aus olla, et teistest riikidest oli veel 3 sportlast, nii-öelda sellest 15 endist liiduvabariigist, et kui ma lähen nüüd oma nii-öelda spordi fanaatiku harjumustest tagasi ja võtan need väga hästi kirjutatud olümpiaraamatud ette, mis
mis ilmusid omal ajal, ma ei tea, kõikide olümpiamängude kohta pärast seda peaaegu on ilmunud raamatud, võib-olla jah, Londoni kohta, ma ei tea, et eestikeelset väga head raamatut oleks, siis pidevalt sai lugeda, kuidas Nõukogude Liidu NSV Liidu võistkond võistles medalite peale 4 × 100 meetri teatejooksus. Aga antud hetkel, kui oleks keegi soovinud sealt panna mingi komplekti kokku, siis poleks isegi teatejooksu jaoks materjali jätkunud, ütleme niimoodi. See on lihtsalt statistiline näide jälle, et sprint on selline ala, kus uusi riike, tegelikult on tulnud peale kogu aeg, väga väikesed riigid Kariibi mere piirkonnast on võimelised võitma medaleid, kõlab veidralt, aga ka noorte hulgas esiteks on lihtne ala ja teisalt klimaatilisi tingimusi selliseid meil ei ole, et noorte hulgas seda nõndaviisi konkurentsis arendada. Ma olen käinud Kariibi, seal on selline mängud, mis ütleme, kui meie loeme, et meil TV10 olümpiastarti toetab Eesti kergejõustikuga, mitte ainult Eesti sporti ka, sest väga paljud meie tänased tippsportlased on noorena võistlenud seal kergejõustikualadel. Siis Kariibi mere ääres, nende Kariibi riikidel, millest osa pole isegi riigid, toimuvad Carifta Games. See Carifta Games ongi noortele ja juunioritele, eks vanustele alla 18-aastased ja alla 20-aastased. Ja põhiliselt seal võisteltakse jooksudes. Ja seal võistleb selle sõna otses mõttes 30-40 koondis esindajad. Seal ei võistle millegipärast hispaaniakeelsed riigid, Kuuba, Dominikaan, Mehhiko, millegipärast, aga kõik ülejäänud. Pluss siis neid kõiki riike iseloomustab väga see, et kui neil on andekaid jooksjaid, siis nad saavad väga lihtsasti, inglise keel on igapäevaselt kasutatav keel neis riikides enamasti. Siis nendel on väga lihtne minna Ameerika ülikoolidesse edasi õppima ja väga paljud neist seal ka on käinud või käivad hilisemalt. Sealt on tulnud Usain Bolt, kui me teame sellist nime praegu, eks ju öelda, või kes iganes, eks ju, ja väga palju olümpiamedaliste, maailmameistrivõistluste medaliste, kes erinevatest riikidest. Jamaica on üks neist, Jamaica on suur riik ka, aga seal on ka väga väikesi riike. Et võtsime selle sprinterite teema. Teine asi, mis jah, meil on, et andekas sprinter, aga see sama konkurents, et sa pead jooksma endast kiirematega. Jällegi asi, millest ma võib-olla jälle väga palju ei tea, ehk treeningmetoodika. Aga ma mäletan, millist tänuväärse otsuse tegi kunagi Marek Niidu treener Valter Espe, kes sugugi mitte tahtmata hoida andekat noormeest enda juures, kes oli juba tulnud juuniorite maailmeistriks. 200 meetris alal, mis ka ei tundu olevat just sellise särav blondi peaga noormeeste ala võib-olla, eks, klassikalises mõttes. Ja et saatada Ameerika tolle hetke sellisesse parimasse ülikooli, kus kohas on kiired mehed, kellega saab võidu joosta, kellest ta jooksis algul aeglasemalt ja hiljem osadest kiiremini. Eks see on selle treeningu efekt ka, kui sul on andekas sportlane. Aga see ei ole iga ühe puhul võimalik. Juuniorite maailmeister Marek Niit oli võimalik sinna saata. Valter käis isiklikult kaasas, mäletan, ja see oli väga tänuväärne tema poolt, et ta selle otsuse tegi ja et ta selle Marekiga ka, ütleme niimoodi, ellu viis. Marek on tänaseni mõnede Eesti rekordite valdaja, 200 meetri rekord, 4 × 100 ja 4 × 400 teatejooksude rekordite nii-öelda üks osalejaid, nii et nii on. Nii, lähme OK juurde. Ütle nüüd sina oma spordijuhi pilguga, kas meie ministril Kristel Michalil on õigus, kui ta ütles, et Kersti Kaljulaidi umbusaldati selle tõttu, et ta valis Sildarude juhtumis poole ja ei olnud, et tähendab, ja seal siis EOK lagunes 2, ühed olid Tõnis Sildaru poolel, teised ei olnud ja nii ta läks. Kas nii lihtsustatud versioon üldse pädeb või noh? Mina ei ole poliitik ja poliitikute võib-olla otsuste ja väljaütlemiste tausta ja ma paremaks pean otseselt mitte kommenteerida, aga kui me räägime nüüd sellest protsessist, mis mõni kuu siin toimus ja mis nii-öelda kulmineerus 27. aprillil, siis ma ei tea nende üksikute võib-olla inimeste või nende organisatsioonide motiive kõiki, mis ajandasid kellelgi seda umbusaldust toetama.
ma ise olin Eestist ära, selle protsessiga mul praktiliselt mingit sidet ei olnud, aga spordis aktiivse inimesena ma infot ikkagi tuli peale, ka teie kanal soovis minult tegelikult paar korda erinevad ajakirjanikud soovisid kommentaari, aga ma ütlesin, et ma ei ole selles, ütleme, et kasutasin sellist võib-olla natukene sellist võib-olla naljakat väljendit, ma selles pulmas ei ole ei pruutpeigmees ega isamees. Mida ma ka kindlalt saan väita täna, et ma ei olnud selles pulmas ei pruutpeigmees. Olin tollel päeval Eestist ära, olin ametiasjus kõigepealt Inglismaal ja vaatasin seda arvutist, seda üldkoosolekut, iseenesest loomulikult spordikäekäik minule pakub huvi. Kui ma nüüd oma arvamuse ütlen sellest, miks või mille pärast see umbusaldus nagu sellisena toimus, siis ma arvan, et see number oli 61 vist, kes umbusalduse sellele paberile, sellesse kasti risti tegid või linnukese või mis see kellegi see meetod on, siis ma arvan, et seal oli väga erinevaid põhjusi. Seal ei olnud kindlasti 61 erinevat põhjust. Aga ütleme siis, kui mulle hakkasid tulema telefonikõned paari päeva pärast ja palju telefonikõnesid erinevatelt nii liitudelt kui sõpradelt kui huvilistelt, spordihuvilistelt, siis ma natuke püüdsin enda jaoks reastada neid lihtsalt teemasid panna ritta, mis läbi käisid, ma sain, ütleme niimoodi mustalt öeldes umbes kümmekond teemat, mis ühel või teisel moel kogu selle paar kuud kestnud nii-öelda vaidluse käigus nagu silma paistsid. Mingid asjad rohkem, mingid asjad vähem ja mingid asjad, millest mina leian, et nad võisid olla olulised, aga võib-olla ainult ühe lausena, sellepärast et ma ei tea, sina ja sinu kolleegid ei pidanud neid piisavalt huvitavaks, et kajastada võib-olla. Aga mis nagu minu jaoks on tegelikult veel vastuseta küsimused, et kas see oli tegelikult probleem, oli see lihtsalt väljahõige, aga täna minul selle jaoks vastust veel ei ole, ütleme niimoodi, et ma näen, et see usalduse, eetika ja sportlaste heaolu küsimused on olulised, kui me võtame nagu selle teema korra niimoodi üldsõnaliselt nagu kokku, et ma isiklikult arvan, et spordis on nagu vaja töörahu ja vähem vastandumist, et me, kuidas ma ütlen, me peaks spordis konkureerima pigem mitte omavahel või alaliidud omavahel või sporditegelased omavahel nii palju, kuivõrd üritada konkureerida nende teiste riikidega, kellel on kas paremad tingimused, parem spordi tugisüsteem, paremini üles ehitatud rahastussüsteem, mis iganes. Üks, milles nähti kõvasti probleeme, oligi see spordi rahastamine, kõik need noorterahad ja kõik muud ja mis mind isiklikult häiris, oligi see, et kui tippspordijuht ütleb, et ühel hetkel, et nad erandid väga ei tee, et toetusi määravad ikkagi tõesti ainult neile, kes on nii-öelda nende poolt ette nähtud normid täitnud. Sina olid tippspordi juht, teie tegite erandeid. Te tegite mitmeid erandeid ja nii mõnigi erand kandis ju vilja. Kas see on Maicel Uibo, kui talle sisekergejõustiku pronksi eest anti B-kategooria toetus, aga kas sealt ei tulnud mitte järgi MM-i õbe? Ütleme nii, et siis ma tippspordikomisjonis ei olnud, kui Maicel Uibo võitis 2018. aasta sise MM-i pronksi. Küll ma olin selle poole peal, kes võitles tema eest ja ütleme nii, et me ei taotlenudki nagu täis B-d ja me saame aru nagu reeglitest, aga ütleme, et see saavutus, mille ta saavutas nagu võisteldes tolle hetke maailma parimatega, me ei suutnud tuua välja ühtegi nime, kes oleks puudu olnud, kui siis keegi, kes on välisaladel, näiteks odaviskes kettheites niivõrd hea, et kellel poleks mingit šanssi olnud medalite pärast sel võistlusel võistelda, ütleme hilisem maailmameister Niklas Kaul näiteks, kelle järel Uibo tuli teiseks. Et 2019 loomulikult ta kinnitas oma taseme ära veel kord, ütleme nii, aga tol hetkel ütleme nii, et mina saan rõõmuga tunnistada, et tol hetkel võttis tippspordikomisjon meie ettepanekuid kuulda ja toetas Maicelit ja mõnevõrra, mitte nüüd selle najal, aga ütleme, eriotsuseid tehti ka järgmises komisjonis, kus minul oli au seda juhatada ja paratamatult veidi on nii, et spordialad on natuke erinevad, võistlused on erinevad, tiitlivõistlused on erinevad, on spordialasid, kus on iga aasta maailma meistrivõistlused ja Euroopa meistrivõistlused, mis tähendab meie spordisüsteemi järgi, et sportlastel on igal aastal võimalus ennast tipptasemel tõestada, mõni aasta läheb paremini, võib-olla tõesti vahel on õnne või ka mõne muu asjaga, ma ei hakka siin lahkama seda nii täpselt ja pistmist.
teisalt on alasid, kus kohast olümpia vahel toimub üks tiitlivõistlus maailma tasemel, ütleme nii. Ja ka tiitlivõistlusel on vahe, et kui me nagu, ma jälle oskan kergejõustikust öelda, et kergejõustiku olümpia tase on ja maailmameistrivõistluse tase on üldjoontes sama. Reeglid on samad, võistlejate arv on suht-koht sama, ei erine. On palju tiitlivõistlusi olümpiaaladel, kus olümpiamängudel võistleb poole vähem sportlasi kui maailmameistrivõistlustel, ehk siis maailmameistrivõistlustel võistelda ja ka kõrget kohta saavutada, ja ma ei räägi siin praegu medalist või sellest, mis sa välja tõid A või B kategoorist, aga 20 hulka tulla on mitte lihtsam otseselt, aga võimalusi on rohkem. On ka nendel sportlastel, kes olümpiastandardit ei täida. Nii et selles mõttes on alad erinevad ja seetõttu peab ka tippspordikomisjon olema paindlikum. Jah, reeglid on ees, A on nii, B on nii, A+ on too. See on siis olümpiakuld või maailmameistri kuld, eks ju, olümpiaalal. Aga kui on võimalusi ja kui meil on, nagu sa näite tõid, et kui on, komisjon saab endale nägemuse, et selle sportlase järgmised saavutused võivad olla nagu absoluutses tipus, siis me peame selle alati ei õnnestu selle toetamise läbi seda teha. Võib-olla juhtub midagi. Miks sa kandideerid taaskord EOK presidendiks? Eks sellele küsimusele ma pidin kõigepealt iseendale vastama. Ma ühes meie vestluse eelmise lõigus tõin välja, et paar päeva pärast seda erakorralist üldkoosolekut, 27. aprilli üldkoosolekut, kui hästi täpne oleks 29. aprillil viibides Botswanas ja oodates järgmiste päevadel toimuvaid koosolekuid Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu inimestega. Enne seal toimusid teatejooksu maailmameistrivõistlused väga kõrgel tasemel. Kergejõustikuvõistlus meie kahjuks ei osalenud, sprindi teema käis just enne läbi. Aga tagasi selle 29. aprillil kui ma olin selle päeva nagu läbi elanud, kui minule helistasid väga paljud alaliitude juhid, minu jaoks väga paljud, sest kõike ei jõuagi helistada selle päeva jaoks, väga paljud mitmed sõbrad, sporditoetajad, eraisikud, ja siis ma olin vestelnud, õhtul lõin huvi pärast kokku umbes 14 tundi telefoniga sel päeval kokku. Ehk siis varajasest hommikutunnist kuni hilise õhtutunni. Ja see oli see koht, kus siis ma teadsin, ja samal ajal oli vist äkki kas eelmine olümpiakomitee president või kuidas me loeme, varasem olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa midagi meedias öelnud ja üks väga hea sõber mul, Are Altraja oli millegipärast ka minu nime ilma nii-öelda kuskil meedias välja käinud. Mingit otsust mul selle päeval ei sündinud, sest ma olin eemal, ma olin sellest protsessist olnud eemal, mul oli väga palju küsimusi ka endale, aga ka väljaspoole, osad neist on sellised, mida ma ka täna veel küsida ei saa, vaid saan küsida siis, kui on aeg edasi läinud natuke. Aga ehk saan küsida. Aga siis ma võtsin mõtelda selle teema, ütleme, selles mõttes just, et kas see on see asi, mida ma nagu, kui ma osutun valituks teha tahan, kas see on see, milles on mul võimekust, ütleme, võimeid seda teha, jah, mul on teatud kogemused, mul on Eesti kogemused, ma arvan, et mul on päris unikaalsed ka rahvusvahelised kogemused, just sellise igapäevase töö ja läbi, ütleme, erinevate komisjonide lõikes, erinevate valdkondad, mis täna on spordis väga aktuaalsed, nende lõikes. Aga ma soovisin tulla tagasi Eestisse, see reis ei olnud kõige lühem, ma jõudsin Eestisse tagasi 5. mail ja 6. mai õhtul tegin otsuse ning andsin läbi meedia 7. mai hommikul sellest teada. Et selline oli nagu see võib-olla minu jaoks võib-olla see protsess, et et sa küsid, miks või kuidas, see põhjendab minu jaoks seda protsessi. Ma soovisin kohtuda teatud inimestega selleks, et veenduda, et see ei ole minu jaoks ka tühikargamine lihtsalt üselt poolt võttes. Et tõesti nagu inimesed mõtlevad seda, et nad soovivad mind sellesse ametisse toetada. Tegelikult minu jaoks seda küsimust ei olnud. Ütleme niimoodi, et sind tundes ja juba see, et sa olid nii pikalt olnud Kergejõustikuliidu president ja sind huvitab see töö, sa teed tegelikult seda hästi. Jah, palun. Et siis ma oleks pigem olnud üllatunud, kui sa ei oleks kandideerinud käega löönud, sa oled noor mees veel, jummal küll. Sa,
sul on siit umbes, no ma pakun 30 aastat veel minna, ei ole või? No ma ei tea, ega selline töö võtab ka nii-öelda võib-olla, vaata kõik asjad inimesed armastavad filosofeerida ju, noh, mis eluaastaid pikendab, mis eluaastaid lühendab, eks ju, et ega see, noh, stressitase kindlasti on juba praeguseks nagu tõusnud, ütleme, samas see on selline huvitav stress, ehk siis ma olen nädala jooksul saanud suhelda keskelt läbi ligikonna 100 spordis olulise inimesega, noh, nendega, kellega ma võib-olla muidu väga paljudega poleks selle nädala jooksul suhelnud või natuke rohkem kui nädala jooksul. Ja ma olen saanud väga palju huvitavat infot, ma olen väga palju huvitavat tagasisidet saanud ja ma ütlengi, et ühtepidi sest on see nagu stress, aga teistpidi on see ka osaliselt positiivne stress, vähemalt mina mõtlen niimoodi, et mõnigi noh, et kui ma siin enne rõhusin, et Eesti rahvas nagu on suht ühtne, kui me tippsportlaste või tippkultuuritegelaste või noh, kultuuris osalejate saavutuste üle nagu saame rõõmu tunda, siis ega mina ei ole sellest puhas, et ma nagu, kui ikkagi Eesti lipp tõuseb vardasse ja mängitakse Eesti hümni, siis see minul tõuseb ka kananahk jõule ja noh, enam-vähem ma hümni sõnu tean, ma laulda ei oska, ma olen sellist tüüpi kahjuks nagu iseloomu omadusega, et laulmise geeni mul ei ole. Aga ma nagu noh, ütleme, et ja õnn on olnud, et elus on seda olnud ja ma väga loodan, et seda tuleb nii, kas siis selles ametis või mitte ametis veel ja veel. Tähendab, räägid siin stressist, okei, see on positiivne, noh, ju siis sul on negatiivset stressi olnud, eks. Küll ja veel. Jah, ei no, ja ongi, ja enne seda kuidagi tuli jutt, et ma imestasin, kas sa tõesti oled valmis veastama nii palju, kui me sinu oleme suhelnud, seda ei ole ülemäära palju, aga meil on olnud ka nii-öelda erimeelsusi pehmelt öeldes, eks. Nii, aga sa oled kuidagi nagu alati selle positiivse meeleolu jätnud, mulje jätnud vähemalt, ja teine asi on, et sul on huumor alati paigas, mis minu jaoks on ülitähtis, et kui inimene tahab kuskil edukas on, tal peab olema hea huumor, see on. Oled sa tõesti olnud niimoodi masendunud ja õhtul võtnud pudeli viina ja siis kapist heeringa ja hakanud elu üle järele mõtlema? Ütleme nii, et ma ei taha sulle valetada, et kõik see, võib-olla see heeringi osa võib-olla on nii nagu on, hering on väga hea suupistaja, aga ma ei ole väga suur alkoholitarvitaja, aga mul on üks päev elus selline olnud, on 20. juuni 2020 aasta, keeruline aasta oli niikuinii, koroona oli tulnud, võistlused jäid ära, kui me räägime spordi poole pealt, treeninglaagrid jäid sportlastel ära, reisid jäid ära, kui kellelgi neid oli, ja 20. juunil oli mul päev, kui minu üks väga hea sõber, norralane tolle hetkel Euroopa Kirstuuri president Svein Arne Hansen siit ilmast lahkus ja samal päeval meil oli perega, me sängitasime oma isa nagu urni mulda ja ütleme siis ütleme, et tahtmata neid sõnu nüüd ise välja öelda, siis enam-vähem see, mis sa kirjeldasid, see tollel päeva õhtul, noh, Saaremaal on seal üks väike selline, ma ei tea, maakodu on võib-olla liiga suur sõna selle kohta öelda, selline üksi olemise koht, kui vaja on, siis ja seal midagi taolist oli. Ma ei olnud täitsa üksi küll, aga ütleme, et sellel hetkel ma olin nagu üksi. See oma mõtetega, aga et kui sa nüüd välja tood, ma teist sellist situatsiooni väga praegu elus välja ei suuda tuua ja ma tean, et seoses võib-olla selle, mitte nüüd minu isaga, aga ütleme siis selle norralasega seoses oli, ma tean, et Euroopas olid mõned inimesed umbes samasuguses situatsioonis. Ja järgmine päev olid jälle suutsid ennast endisesse vormi viia või vähemalt jätta mulje, et kõik on korras, huumor toimib? No jaanipäeva eelne aeg, vaata, noh, ega seal palju järgmine päev ju ei toimunud sellel ajal, koroona aeg ja jaanipäeva aeg Saaremaal, noh, väga palju kokkupuuteid, ma ei mäleta, ma ei tea, et me peaks seda nüüd nii põhjalikult lahkama. Sa küsisid küsimuse, millega mul nagu assotsieerus üks väga konkreetne situatsioon, aga ei,
ütleme, võib-olla ma ei näita piisavalt välja, küll ma olen ärritunud olnud ja küll ma olen kurja häält ka teinud mingisugustes situatsioonides aga ütleme nii, et kui mul midagi nagu meenub, siis tegelikult kõige rohkem ma olen piinlik tunnistada ärritunud siis, kui kuskil võistlusel välismaal, ma olin veel nagu noorem, ütleme veel sellel tasandil, et ma käisin koondise juhina mõned korrad väljas ja kui ma selgelt näen, kuidas mingil põhjusel, mitte isiklikul põhjusel keegi, kas süsteem või kohtunikud teevad liiga meie sportlasele, siis ma nagu võin väga kõrget häält teha, ütleme nii, võib-olla isegi ja mõnedki korrad olen selle tulemusena saanud kas siis 4. või 7. katse mõnele meie sportlasele, nimetamata, aga need nimed on tuntud. Milline president sa oleks? Kas sa oleks domineeriv president, kas sa istuksid põhimõtteliselt 5 päeva nädalas laua taga või vastupidi, sa valiksid endal tugevad asepresidendid ja ülevalt nagu juhiksid nagu tööd sektsioonides? Tooksin 2 näidet. Kõigepealt ma olen õppinud ka osaliselt rahvusvahelisest spordisüsteemist, et tippjuhtimises toimib see meetod spordiorganisatsioonis väga hästi, kus meie mõistes täitevkomitee või nõukogu või juhatus või kuidas seda parasjagu kutsutakse, toimib nagu meeskonnana, kus siis kõikidel on mingi oma roll. Samas need, kes on võtnud suurema vastutuse, president, asepresidendid, kaasatuna tegevjuht, võib-olla mõni liige veel täitevkomiteest, kellel on kas rohkem aega tahtmist või teatud spetsiifilised teadmised, need, ütleme siis, pühenduvad natukene, ütleme siis ajaliselt veel rohkem, teevad Euroopa Kergejõustikuliidus, Maailma Kergejõustikuliidus, Rahvusvahelises Olümpiakomitees kutsutakse seda nii-öelda executive board või selline tippjuhtkond või meie võib-olla mõistes. Kindlasti inglise keelt paremini inimesed oskavad ja paremini neid väljendeid nagu kokku panna. Ja ütleme, see on need, kes peavad nagu andma nagu põhisuunad võib-olla siis. Ja kõigil neil inimestel, võib-olla välja presidendil konkreetselt on mingi komisjon või mingi kindel valdkond juhtida, mida siis. Ja nüüd ma toon selle tippspordikomisjoni näite, kus ma 2020-2024 aastani Eesti Olümpiakomitees asepresidendina nagu, mida ma juhatasin, siis meil oli väga, ma arvan, väga hea komisjon koosseisu poolest, koostöös seal presidendi, teiste nii-öelda liikmetega ja sai see kokku pandud, pluss enda mõtted sinna juurde ja natuke ka seal oli sooviavaldajaid, kes soovisid osaleda, inimeste initsiatiivi ei toi kunagi maha suruda, tuleb võimalusel ära kasutada. See on lihtne amet, seal tuli mitu korda aastas koos käia, mitu päeva istuda ja analüüsida lõigu kaupa, kohtuda inimestega. Ja meil oli väga hea tugi office'i poolt või kontori poolt. Ehk siis kontori poolt oli tänase spordi asekantsleri Raido Mitti näol nagu see nii-öelda bürokraatlik tugi. Ehk siis kõik see osa tehti ära, dokument valmistati nii ette kui järgi otsused ja edasi läksid need otsused siis, ja üldiselt ma ei mäleta, et meie otsuseid oleks keegi ümber teinud. Jah, kui oli vaja midagi reeglites muuta, kas me tegime ettepaneku seal, me natuke vist vähendasime seal seda noorte vanuse diapasooni seal, et mis vanuses teisi noore me toetame ja selle tõttu saime summasid suurendada natukene. Kui raha tuli juurde, siis saime seal C-kategooria toetust tõsta. Need täitekomitee kinnitas ära, kuna see nii oli vajalik, aga ütleme, tippspordikomisjon oli oma otsustes suhteliselt vaba. Ei tulnud pärast keegi ütlema, et kuule, teeme nüüd siin see mees üles, see naine alla või vastupidi, eks ju sellist asja kusagil ei tulnud, ei kontori poole pealt, ei presidendi poole pealt. Sarnast juhtimisstruktuuri laias laastus, kus meeskonnana tegutsetakse, sarnast juhtimisstruktuuri pean ma täna silmas. Peasekretär, tegevjuht teeb ikkagi nagu oma tööd, juhib kontorit, juhib igapäevaseid protsesse, ütleme nii. President ma leian, et ei peaks mikromanageerimisega tegelema, ei praktiseerinud ma seda ka Kergejõustikuliidu juures. Jah, ressursi võib-olla puuduse tõttu mul oli teatud ülesandeid, mis ma olin võtnud enda kanda. Ma ei hakka neid täpselt kirjeldama, aga seda teati, et selle valdkonnaga, selle küsimusega tegeleb siis see mees. Aga selle ma olingi võtnud nagu terve nagu mingi teatud kas valdkonna või teatud projekti. Seda ma tegin ja seda ei pidanudki kontoris keegi teine tegema, kui just mul ei olnud mingit infot vaja. Aga see ei olnud nagu kellegi töö ära tegemine või kellegi töö dubleerimine. Nii et selles mõttes, aga see oli tingitud natuke sellest, et paratamatult meie alaliidud on kahjuks, ma tahaks öelda enamus neist, ma kõikide bilansse ja neid peast ei tea ja ei jõuagi pähe õppida, aga et on siiski töötavad väga nagu pingeliste eelarvetega ja
töömaht on siiski suur, kui sa tahad spordis oma ülesandeid täita, mis sa oled seadnud ette, siis vahetevahel tuleb selliseid asju teha. Aga ma isiklikult loodan, et olümpiakomitees ma selliseid asju tegema ei pea ja 5 päeva nädalas kohal ei pea käima. Mida sa tahad EOK tulevasena presidendina, kui sind valitakse, kohe alguses kiiremas korras muuta? Et üks on selge, spordirahvas ja EOK tuleks nagu kokku traageldada ja võimalikult kiiresti. Ja ma ei tahaks seda muutuseks otseselt nimetada, ma tahakski seda nimetada, palju on käinud sõna kommunikatsioon läbi ja selle taha või seda saab alati nagu põhjendaga, et see kunagi ühe Eestis tuntud ettevõtte reklaamikampaanias läbi käinud väljend räägi inimesega on tegelikult minu arvates kehtiv täna ka. Ehk siis ma olen, nagu ma ütlesin, kaardistanud enda jaoks mingi koguse neid küsimärke, mis oli ja ma kindlasti juhul, kui ma olen kandidaat, siis ma hakkan natuke rohkem küsimusi küsima, sest kogu see, mida sa praegu küsid, on natuke nagu minu programmi võib-olla taust, aga mul ei ole täna täisprogrammi, sest on mingid küsimused on minu jaoks ka vastuseta ja ma ei saa nendele täna ka vastuseid küsima minna, see ei ole, ütleme kandidaadina ma saan, aga see selgub nagu neljapäeval, 21. mail, kas ma olen kandidaat või ei ole, ja siis selgub ka see, kes on need inimesed, kes kandideerivad sellesse meeskonda, milline siis valitaval presidendil saab olema, nagu öeldakse, toeks. Ja mina olen valmis kõigiga suhtlema. Ma ei tunnistan täna, et ma ei näe täna probleemi kellegiga suhtlemises, kellegiga ka sellise inimesega, kes võib-olla ei ole minuga samal arvamusel, võtame lihtsalt, või on lausa totaalselt vastu meelsel arvamusel, kui tema või nemad ei soovi suhelda, see on nende probleem. Mina soovin suhelda, ma soovin need probleemid ära kuulata ja me peame nagu selles keskkonnas nagu töörahu ja ka väljaspoole, et siin on üks asi, me peame organisatsiooni veenma, et me töötame rahulikes tingimustes. Seal on inimesed tööl, nad teevad oma igapäevast tööd, nad on väga toredad inimesed, enamusi ma neist tunnen, kõiki mitte. Nii. Aga, ja teiseks me peame suutma väljaspool ühiskonda veenda, et see organisatsioon toimib nagu koostöös. Ütleme jah, liikmed on väga erineva taustaga, spordialad on väga erinevad, nendel on erinevad ootused, aga ütleme, et need tuleb kuidagi kas või esmavõimalusel ära grupeerida need ootused. Nendega, ütleme, sellega ma tegelen täna ka juba, et mul on nagu mingil viisil ju need liikmed ju gruppidesse jagatud, ütleme niimoodi, ja kui mitte enda peas, siis, või kui mitte paberil, siis enda peas tähendab siis. Ja kas me suudame kõiki ootusi täita? Ma olen kindel, et ei suuda, sest need ootused on väga erinevad. Nii, ma ei usu, et seda raha riigieelarvesse või sponsorite vahenditest kunagi tekib, kui me võtame rahalise poole ja kindlasti on siin ka muid ressursialaseid küsimärke õhus. Aga me peame kindlasti nagu vaatama, millised on need prioriteedid, millega kõigepealt tegeleda ja nagu ma ütlen, see on meeskonna töö. Ma usun ja loodan, et sellesse meeskonda, kes siis valitud või valitavale presidendile sealt, need tulevad ju ettepanekutena 4 päevaks, eks, või valikud sellest, et kes sinna nagu koonduvad, et sellest saab väga palju abi olema. No ütlesid, et sa oled valmis suhtlema inimestega ja kui tema ei taha sinuga suhelda, siis okei, aga... Ega ma vägisi ei saa kedagi laua taha. Ei saa, aga vaat siin ongi mul näiteks küsimus, meil oli ka küsimus. Jällegi, presidendi ja Tõnis Sildaru konflikt. Tõnis Sildaru andis teada, et ta ei soovi presidenti näha seal nii-öelda austamisetseremoonial. Vaat ma enda pealt mõtlen seda, mis mina oleks selles olukorras teinud, ma oleks Tõnissele helistanud. Kuule, istume maa, räägime asjad selgeks. Kuidas me saame? Teeme seda väärikalt. Aga sealt poolt seda kõnet ei olnud. Kas sina oleksid helistanud? Ma ei olnud selles olukorras. Ma ei tea, kuidas ma ütlen, mis minu isikut või minuga seotud oleks võib-olla tähistanud, ma saan sulle öelda 2 asja. Kõigepealt, toda võistlust mul ei õnnestunud koha peal näha, kuigi ma olümpiamängudel käisin, aga mu plaanides olid sellel päeval juba teised asjad. Aga ma võin sulle öelda, et ma õnnitlesin Tõnis Sildarut ja minule teada oleval telefoninumbril ja sain ka vastuse temalt pärast võistlust.
ja teiseks ma lähen tagasi nüüd sellesse aega, ega kui midagi ei ole parata, meil on mingi elukogemus ja mingid asjad. Kui ma Eesti Kergejõustiku presidendiks kandideerisin ja kui mind valiti selleks või hääletati selleks aastal 2006, enam-vähem umbes täpselt 20 aastat tagasi, siis üks minu eesmärk oli tegelikult tol korral kohtuda nendega, kes mõnevõrra olid minu kandidatuuri vastu. Kas siis valjuhäälselt või siis kuluaarides või siis mingite nii-öelda oma arvamustega, aga ja minu eesmärk oli kohtuda nende inimestega ka. Ja lisaks sellele, et ma kohtusin loomulikult nendega, kes ei olnud minu vastu. Aga ma kohtusin ka nende inimestega ja minu rõõmuks on need inimesed, vähemalt kui ma peast praegu meenutan, ma ei hakka nimesid siin nimetama, väga kenasti kergejõustiku juures alles, nii nagu natuke olen veel mina alles, ma olen täna veel juhatuse liige, aga ütleme siis minu roll on suhteliselt tagasihoidlik, siis see ongi oluline. Spordi juures on väga palju erinevaid inimesi, väga paljudega erinevate ootuste ja võib-olla ka eesmärkidega inimesi, mõne, nagu sa ise, me oleme siin tippspordi üle käinud, mõnda rahuldab ainult medal, aga mõnda rahuldab olümpiale pääs, eks ju. Aga mõnda rahuldab see, et tal on hea tervis ja tal on asjad korras selles osas. Nii et selles mõttes on inimeste ootused erinevad, aga ja paratamatult see, ma lähen väga filosoofiliseks praegu, aga et ega siis töö käib selle inimressursiga, mis meil on. Ega meil mingit uut ressurssi kuskilt võtta ei ole või me saame palgata välismaise treeneri või me saame, mis on edukad projektid väga sageli, vahel ka mitte. Me saame leida sportlasele, kellel ei ole siin piisavalt tugisüsteemi või piisavalt know-how'd, kes see teeb võib-olla väga eriskujulist ala või midagi taolist, saame leida välismaalt keskkonna ja kui me suudame seda rahastada või tema toetajad ka suudavad seda kaasrahastada, siis sportlane saab seal olla tõusta edukaks ja need näited on Eestist on võimalik tuua, ma ei tea, kiiruisutajate näited või näiteks, siis ja paljude alade sportlik, ütleme, tipptasemel treenimine on täna või spordi tegemine on väga rahvusvaheline, siin nagu pole mõtet ju salata seda. Aga need inimesed, kes meil siin on, eks, need teatud tööd peame ise ära tegema, meid ei tule keegi teine meie eest tegema. Nii, lõpetuseks veel mõned kiired küsimused, tähendab esiteks ma juba sulle ütlen, et tegelikult neid probleeme, mis on vaja lahendada järgmisel EOK presidendil, neid on palju ja küll ma nad kirja panen ja siis räägime presidendiga. Ühesõnaga, ma ei pea enda märkmikust lugema, ma saan lugeda mõnest sinu artiklist. No umbes niimoodi, jah. No sa võid märkmikust ka, ma võib-olla sealt nii, kas sul 15 häält on koos? Lubadusi on rohkem. Nii, vastaskandidaadiks on tõusmas, veel täpselt ei tea, aga vähemalt ütlude järgi Even Tuudeberg. Kui ägedat võitlust sa temaga prognoosid? No ma ei peaks seda nagu võitluseks, et ka sport ei ole võitlus, vaid sport on võistlus. Ja iseenesest on konkurents on alati teretulnud. Konkurents viib edasi, terve konkurents viib edasi. Evenit ma tunnen väga pikka aega, võiks öelda, ütleme niimoodi, teadsin noornespõlvest tema sportlikke saavutusi ja hiljem ma tean, et ta on olnud ka spordijuhtimise juures Laskesuusa Föderatsiooni presidendina sajandi alguses. Ja tal on meeletu, kuidas ma ütlen, selline võime nagu uusi ideid nagu lauale paisata. Ma olen pigem viimasel ajal rohkem puutunud kokku ettevõtluse valdkonnas temaga, meil olid siin mingid projektid, mitte ühised, aga ütleme siis nii-öelda projektid lähestikku ja me suhtlesime mingi periood väga palju viimasel ajal, tunnistan ausalt vähem, sest temaga kohtuda on alati positiivne, sealt saad oma väikse boosti, ütleme siis niimoodi, ja energiat juurde, nii et ma muud ei oskagi öelda, et lugesin tema seda, ega ma midagi valet sealt ei leidnud, et vaata ideed on need, kui need kõik saaks ellu ka viia, nagu ma ütlen, et kui kõik paberile panna, mis Eesti spordis teha tahta, siis seda ressurssi ühel, teisel ja kolmandal viisil meil kahjuks ei ole, aga me peame suutma prioritiseerida ja me olulise välja tuua. Nii, ja lõpetuseks vestlesin inimestega just nii sinu kui ka EOK tulevase presidendi teemal, uurisin tausta siit-sealt ja üks tohter kiitis sind väga, ütles, et sa oled oma tervise väga käsile võtnud, oled üsna kõhnaks jäänud ja siit minu küsimus, millal maratoni jooksma lähed? Ma arvan, et ma maratoni jooksma ei lähe, et ma aitäh, et nüüd me läksime väga isiklikuks, eks ja tore, et on doktoreid, kes saavad minu isiklikest terviseprobleemidest rääkida. Aga aitäh sulle selle komplimendi eest, aga maratoni ma
ütleme nii, et maratoni ma isegi jooksma ei lähe, mul oli õnn küll mõni nädal tagasi näha seda jooksu finišit, väga lähedalt, kus joosti esimest korda ametlikult siis ametlikes tingimustes alla 2 tunni maratoni Londonis ja eks seda inimvõimete piiri nihutavad nii metoodika kui võib-olla ka tehnoloogia natuke, aga fakt on selles, et lõpuks on seal sees ikkagi inimene selle protsessi sees. Sportlane, treener, veel abilisi, nii et seda on teinekord huvitav näha, selle tõttu on sport ka alati väga huvitav, et seal nihutatakse piire. Selge, aga paneme sellega punkti ja minu poolt soovin sulle kindlasti EOK presidendivalimistel edu ja eks siis me hakkame rääkima nagu võib-olla nagu teistpidi, eks, et ma olen võib-olla kriitilisem ja kuule mees, et võt niuke probleem, et kuidas selle lahendad, pagan küll, aga see on siis järgmiseks korraks. Aitäh sulle, Eri, et tulla said. Aitäh, Jaan. Delfi spordi podcast. Mis tunne on?